No tere ja head uut aastat teile kõigile, head jälgijad. Punkar TT siinpool. Tore, et aasta lõpuks tuli ka lumi maha ja et seda nii väga nautida, siis mõtlesin, et filmin selle video hoopiski väljas olles, kõndides metsa vahel. Et ikka peaks seda, võib-olla tuleb mõnes teises videos ka võib-olla koht, kus ma pisut väljas olen, noh, ikkagi peab ikka õues kõgema, mitte kogu aeg toas filmima. Muidugi jah, praegu talvel ikkagi pange ennast soojalt riidesse, minulgi on nagu näo müts peas ja kindad on käes. Aga jah, ma tahan selles videos, ma ei teagi, mis see video on see nagu õpetusvideo või lihtsalt kogemuse jagamine või inspiratsioonivideo, ma ei teagi. Aga ma tahan rääkida ühest asjast, mis mul lõppenud aastal 2025 tehtud sai ja nagu pealkirjast loete, on need juhiload, et kuidas mul see läks. Jah, kui ma nüüd ütlen, et ma olen 23 ja alles nüüd sain juhiload kätte, siis ilmselt mõni, kes on 18 või 18-aastaselt saanud load kätte, mõtleb, et on tola mingit nii hilja sai ja midagi, siis kui sa oled 18-aastaselt juba kätte saanud, siis väga super, väga tubli oled. Aga mina arvan, et ei ole ka midagi hullu, et kui sa pisut hiljem saad, ma tean, et mõni inimene on alles 40-aastaselt juhiload kätte saanud. Aga mis sellest, miks mäletan, et ega see pole oluline, peaasi, et sa need tehtud saad, kui sa seda väga tahad, sest see on eluks vajalik asi. Aitab sul tulevikus tööd rohkem saada ja on kergem ka, ei pea kogu aeg võib-olla kelleltki küüti paluma või taksot tellima. Jah, mina hakkasin siis gümnaasiumi ajal tegema neid. Võtsin kooli kaudu tunde ja käisin 2 korda sõidueksamil, aga kuidagi kuna ma pole ka tehnikahuviline inimene, siis mind lihtsalt see kuidagi, ilmselt see on ka põhjus, mille pärast ma võib-olla nii väga kohe ei taibanud seda autotehnilist asja ja osanud eriti kohe sõita. Või siis oli ka see, et kooli lõpetamine tuli niimoodi järsku peale ka ja siis mitu asja korraga, et mulle nagu meeldib väga, ma olen selline inimene, et mulle meeldib nagu rahulikult asju teha, et ilmselt selle tõttu ma 2 korda sõidueksamil käisin ja ka läbi kukkusin, käisin Paides. Jah, et esimene kord saime natuke sõita, aga siis ma olin ka üpris närvis ja sõitsin üle äärekivi ja oligi eksam läbi, sõitsime Transpordiametisse tagasi ja teine kord oli selle kohustusliku harjutusega, et kitsal tänaval või järsk tagasipööre nagu kitsas kohas. Et ma sain ise ka pärast kuskil harjutuse keskel aru, et ma tegelikult liiga vähe tõmbasin rooli, ei pannud pingule ja siis läkski niimoodi, et panin ühe korraga ära ja siis parem tagumine ratas läks natuke üle ja sellest piisas, et eksam läbi kukkuda. Jah, siis edasi läks niimoodi, et Kaitsevägi tuli vahele ja selleks ajaks, kui ma sain teada, et Kaitseväes, et on tegelikult võimalik kuidagi saada Tapal autokooli vist teha load ära, siis juhtus niimoodi, et mul aegus teooria ära ja siis ma mõtlesin, et mul oli Kaitsevägi nagunii oli nii pingeline, et pole mõtet hakata tegema. Ja siis läkski, aastad läksid mööda ja tegelikult ma tean seda ütlesid ka õpetaja ja vanemad ja kõik, et sugulased, et ma tegelikult sõita oskasin, aga lihtsalt mõned olukorrad põhjustasin ja vigu tegin lihtsalt, et selles mõttes seda mul ei olnud kordagi, et ma sõita ei osanud, aga läks lihtsalt niimoodi. Aga jah, siis veel Kaitseväge läksin kõrgkooli, mis kestis 3 aastat ja selle kõrvalt ma ei tahtnud ka teha, läksin Tartusse kõrgkooli, ülikooli ja siis mõtlesin, et siis ma korra veel, kui ma läksin sugulase juurde Tartus, mõtlesin, et issand jumal, ma ei hakka Tartus küll juhilube tegema, kuna seal oli üks ristmik, kus oli niimoodi, on siiamaani üks ristmik, kus on niimoodi,
et samal ajal, kui sa saad üle tee hakata, saab jalakäija üle tee hakata minema, võib ka autojuht liikuma hakata, et siis ongi niimoodi, et sa pead korraga vaatama, et sa saaksid minema sõita ristmikult, kui ka seda, et sa saaksid, et sa jalakäijal otsa ei saaks. Ja siis mul oli küll korra idee, et kurat, et seal ma küll tegema ei hakka. Aga siis lõpuks mõtlesin ikka ümber ja hakkasin tegema. Peale kõrgkooli lõppu, kui hakkasin tööd otsima, siis mõtlesin, et no teen need load ära ja valisin autokooli ja läksin motohunti. Tasuta reklaam, et väga soovitan, väga toredad inimesed ja väga tore õpetaja oli mul. Võtsin sõidutunde hulk ja tegin ära kõik ja autokooli kontrollsõit läks ka hästi. Lubati vigadega sain läbi, kuna ma ühtegi ohtlikku viga ei teinud nagu, et mulle paistab natuke, et see on, et nagu ja sõidueksamilt sain ma ka läbi, aga niimoodi, et ma ikka sain pärast noomida, aga selles mõttes tähtis on nagu see minu arvates, et sa ei tohi ohtlikke vigu teha. Et see, mis mina tegin, oli ikka see, olid mõned need vead, et ma ei jõudnud võib-olla rada vahetada ja siis, et ütles, et lähme sinna suunas, eksamineerija ütles, aga ma jäin hiljaks rajavahetusega ja sõitsin ikkagi mööda teed tagasi, et või edasi õigemini siin nagu rada, kuhu ma sain minna ja siis, aga nagu otseselt see ei olnud nagu ohtlik viga, sest ma ei põhjustanud ühtegi hullu asja ja ning kõik 3 kohustuslikku harjutust, nagu see järsk tagasipööre, sirgjooneline tagurdamine ja parkimine, sellega ma sain hakkama. Parkimisega läks alguses vetsa, aga õnneks ma parandasin ennast ja sai ilusti ära pargitud ja sain ja midagi nii hullu ei olnud, et mind oleks pidanud tagasi kutsuma. Et jah, nagu ma ütlesin, ma ei teagi, mis see video täpselt on, et kas see on lihtsalt nagu sihuke õpetus või ma ei tea, see on lihtsalt võib-olla see kogemuse jagamine ja ütleb, et ei tasu alla anda, kui esimene kord ei lähe. Nagu näete, ma tegin 2 korda Paides sõidueksamit ja läbi ei saanud, kuna võib-olla oli liiga noor ja sõiduõpetaja ütles ka, et see on täiesti normaalne, et see ei pruugi võib-olla kohe saada, oled liiga noor, veel ei taipa võib-olla ja ei ole närvi, sa oled ka rohkem ja võib-olla sõidutunde ka nii palju ei saanud ja siis, aga hiljem, mõned aastad hiljem, vanemaks tuleb, kogemus tuleb, lähed ka julgemaks ja siis saadki load kätte, nagu mul juhtus, et Tartus tegin ära ja tegelikult isegi see, et ma Tartus need kätte sain, on isegi parem, sellepärast et Tartus on liiklus palju keerulisem ja igasugused asjad, kui ma et võib-olla selles puhul on mul juba isegi rohkem nagu kasu, kui ma oleks need Paides ära teinud, et Paide on väiksem linn, Tartu on palju suurem, seal on igasuguseid liiklussõlmi ja kõike erinevaid ja fooriga liiklus ka, mida Paides ei ole üldse. Mitte ma ei ütle, et Paides halvem oleks teha, aga lihtsalt Tartus oli nagu selles mõttes kogemuse mõttes oli see parem ja sa tunned ka, et sa oled nagu ikkagi tugevam võib-olla, et sa seal just palju siukse raske liikluse, siis tegid eksami ära. Et jah, et aga nojah, et see, et ma ütlesin muidugi, et tähtis on see, et sa ei tohi ohtlikke vigu teha, aga see ei tähenda nüüd seda, et kui sa eksamile lähed, et sa peaksid täiesti nagu chillilt seda võtma, kindlasti mitte, sa pead ikka minema niimoodi, et sa tunned, et sa oled ikka hea ja nagu no soovitab ka autokool ka ju ikkagi, kui sa teed autokooli kontrollsõidu ära, siis see ikkagi niimoodi ära ja nad ütlevad, et sa oled võimeline selle eksami ära tegema, et jah, ja kindlasti närv on sees ja selle tõttu võib vigu teha, et ma võtsin enne eksamit vähe Valderjani ka pisut, et natuke rahulikult olla. Et jah, et selles mõttes, et ma ei ütle, et see on kindlasti närvipinge on suur ja sa pead ikkagi väga keskenduma liikluses olema ja siukseid pisivigu võib tulla ikka. Mul on eriti hea meel sellele, et eksamil mul seda asja ei juhtunud, mis mul kontrollsõidul juhtus, oli näiteks see, et mul suri auto päris palju välja, aga see eksamil seda ei juhtunud kordagi. Et väga et selles mõttes oli juba hea juba. Et jah, ja ma soovitan ka veel seda, et mina tegin
kuigi ma tahaks tulevikus sõita automaatkäigukastiga autoga, siis juhiload tegin ma ikkagi ära nagu B-kategooria manuaalkastiga, käigukastiga. Seepärast, et siis on mul pisut kergem ka nagu selles mõttes, et kui mul peaks kunagi elus tulema vajadus manuaalkäigukastiga autot ka juhtida, siis ma saan seda teha. Et selle tõttu nagu on automaadiga on kindlasti väga lihtne sõita ja palju mugavam, ainult siduripedaali pole, käike väga vahetama ei pea aga selles mõttes just nagu kogemuse ja selleks, et elus vajaliku mõttes on ikkagi hea, kui sa teed manuaalkäigukastiga ära. Et see on lihtsalt minu soovitus, aga eks iga inimene otsustab ise, kuidas ta teeb. Et jah, ja mind ei morjanud üldse see, et ma nüüd 23-aastaselt alles load kätte sain mitu aastat hiljem, kui ma alustasin nende tegemist. Et nüüd on need mul käes ja nüüd on mul täielik pingelangus, sest see on läbi ja ma ei pea rohkem eksamile minema. Muidugi lõppastme koolitus tuleb pärast 2 aastat teha, aga see ei ole enam nii. Ma usun, et see läheb hästi, kui see tuleb. Aga jah, et igal juhul väga sihuke suur rõõm on, et mul on juhilaad käes ja ning enam ma ei pea sellega tegelema ja mul on kõik elus on palju võimalusi rohkem valla ja ma soovitan Tartus autokooli Motohunti, kust mina käisin õppimas ja juhilaad kätte sain, väga tore ja tore, et saab liikluslaab keskkonda, soovitan ka, kus saate harjutada neid harjutusi teha ja eksameid mitu korda teha ja et väga hea ja kõik. Et kui teil on lubade tegemine pooleli jäänud, siis kindlasti soovitan ikkagi mingil hetkel võib-olla ongi ja võtate paar aastat vahet ja siis hakata uuesti tegema, nii et seda, et hea, et teil on ikkagi elus on see väga palju kasulikum, kui teil need olemas on. Jah, aga selline see video tuli mõnusalt metsaäes looduse keskel. Ja et tehke juhilaad ära, soovitan autokooli Motohunti ja näeme jälle, olge terved, ärge külmetage.